Tere Joosep ja tere Rein, Imandra Leegil on uus muusikavideo valmis. Miks siis nüüd alles? Miks nüüd alles nüüd uus video? Jah. Mul on enne aega. Jah, meil oli tegelikult juba ammu see jutt Joosepiga, et võiks teha ja siis kogu aeg me saime kokku ja rääkisime, et võiks seda teha ja siis lõpuks võtsime ennast nii-öelda kokku. Ja see oli vaja ära teha. Ja see oli vaja ära teha. Meil oli natuke see, et meil oli ka vaja see ära teha. Miks seda oli vaja teha? Kas seda oli vaja selleks, et plaati paremini müüa või lihtsalt, et nagu oma ego upitada ikkagi läbi video? Plaati müüa. Jõhkralt. Ja ma ei tea tegelikult. Müüginumbrid on kindlasti lakke tõusnud pärast video avalikustamist. 2000 vaatamist nädala ajaga pole paha. Ma ei tahaks müüginumbritest rääkida, aga tegelikult minu arust oli vaja seda videot teha sellepärast, et me rääkisime Joosepiga, et seal on Soomaal ilus koht, et võiksime sinna minna, siis kui me juba sinna lähme, siis võiks seal midagi filmida ja kuna meil oli ka natuke raha, mida oli vaja kasutada, siis me ühendasimegi kõik need. Aga kust te raha saite? Tavaliselt ju Eestis tehakse ilma rahata neid muusikuvideosid. Ma käin tööl. Noh, siis on hästi. Ja kuna ma olen päris töökas, siis see on mu hobi, et ma teen plaadifirmat ja muusikat aga tegelikult meid toetas ka estmuusik.com ja Eesti Autorite Ühing. Vaatasin see video, mulle tundus nii masendav, must ja masendav. See oli kõik teie plaan, ma saan aru. See matuse meeleolu oli veidi või? No matuse meeleolu võib-olla tõesti must minu arust absoluutselt mitte. Aga matused, kas on või? No see selleks, aga lihtsalt minu arust rääkides mustast, siis minu arust oli üks väheseid kommentaare. Ma andsin umbes 4 kommentaari selle video kohta, kui Joosep selle saatis. Ja üks neist oli see, et see oli liiga roosa. Ja siis ta ütles, et talle meeldis nii roosa kui see värv, mis see siis on. Sa ei öelnud, et see on nii roosa, et sina oled nii roosa. No. Et ma üritasin tabada seda õhustikku, mis oli seal umbes vabariigi aastapäeva paiku Soomaal. Et võib-olla sellest ka natuke siuke mitte nii helge pilt. Aga ma ei tea, üle masendav ka ei ole. Kuigi näitasin oma teisele poolele seda videot, siis ta puhkes nutma. Ei, ta ei puhkenud nutma, aga ta ütles, võtta mingi surmateema või oli lihtsalt konkreetselt reageering. See ei ole mingi surmateema, mina ütlen kohe, et mu sõber Wolfred tegi sellest loost ka remixi ja siis ütles, et vabandust, aga et ma nüüd, et su süngest loost sai täielik surm. Ja siis ma ütlesin selle peale, et see ei ole mingi, et minu lugudes on alati lootus sees, selles mõttes, et ja see ongi, et seal ei ole midagi lõplikku, midagi liiga hullu, et ma arvan, et inimesed mõtlevad selle enda jaoks nagu võib-olla hullemaks, et lootus on ikka. See on väga ilus. Võib-olla mitte kõigi jaoks. No jah, okei, see on väga ilus. Kõik räägi mulle, mis elu Imandra Leek praegu elab. Mulle tundub, et selline talvine unisus on ikka, ei ole laive, ei toimu midagi. Vastupidi, selles mõttes, et Imandra Leek on olnud nagu suviselt unine ja sügiseselt unine. Ja nüüd talvisel perioodil me oleme hakanud nagu ärkama ja kevadisel perioodil oleme lausa püsti aktiivsed, et me oleme teinud 1 või 2 proovi ja valmistanud ette oma live-kava ja suvel esineme ka mõnel festivalil. No mis kohtadesse tuleb tulla teid kuulama? Mis need festarid on? Kindlasti ma võin öelda, et Sääsepirina festivalil esineme ja Taavi Tuleviga me rääkisime ka Vilsandi Transist. Ja siis Argo Vals teeb oma kodus ka mingit festivali.
ma selle nime ei julge öelda, ma ei tea, kas see on avalik festival, aga ühesõnaga, et me niisugust klubikontserti nagu ei arvesta, et niisugune põõsas on nagu võib-olla mõnusam veits. Sinna me sobime paremini, ma arvan. Ma mäletan, et kui sina, Rein, käisid eelmine kord, oli just uus album väljas, siis ütlesid, et oli natuke seda taaka ka, et teist albumit raske teha, et kuidas siis praegu tagasi vaatad, et kuidas see nüüd mitu kuud hiljem, kuidas välja kukkus ja kuidas rahul oled sellega, kuidas vastu võeti? Ma pean sellele vastama. Vastu ei ole võetud. Noh, jah. On ära tõugatud? Ei no, niisugune, ütleme nii, et niisugune tavaline leige, aga ma arvan, et nagu ma olen alati öelnud, et keskpärasus on okei ja see on minu jaoks ka okei, et kõigile ei peagi sobima. Nii, aga räägime sellest, sul on väga palju ju neid, sa hoiad ju pulsil sõrme kogu aeg, sa tead, mis toimub selles niisuguses indie maastikus. Kes see järgmine äkt on, kellest me rääkima hakkame näiteks poole aasta pärast? Niisugune väike eksperthinnang. Kas see peab olema nagu mingi täiesti uus asi või see võib olla tuhast tõusnud fööniks? Sinu valik. No mulle endale tegelikult õudselt meeldib Eesti sihuke uuemapoolne trip-hopi projekt Leiki, kelle 7 tollise ma just eile ostsin ja kelle lugu oli ka meie enda välja antud kohalike kohatu kogumiku peal. Ja ma arvan, et neilt võiks rohkem kuulda midagi ja noh, ja tegelikult ma ise ootan ka Wolfredi uuelt albumit väga palju, mis tegelikult on valmis ja loodetavasti ilmub sügisel. Et noh, ja siis muidugi, eks inimesed võiksid ikkagi hoida kätt ka Imandra Lake'i nii-öelda tuiksoonel, et me tegutseme vaikselt, aga meil on uusi lugusid ja paar päris põnevat projekti on tulemas. Aga suur tänu, et andsite meile sellise avameelse intervjuu, eriti sina, Rein, kes sa ikkagi oled niisugune suletud inimene valdavalt. Et aitäh, et tulite saatesse ja loodame teil siis läheks meie saates hästi. Olge tublid. Aitäh.